D-tuuri mängimisel on torupillil avatud D-burdoon, mis on 3 burdooniga torupillil keskmine burdoon, 2 burdooniga torupillil kõige väiksem burdoon ja 1 burdooniga torupillil D-burdooni üldse ei ole. D-helireas on kõrge 7. aste cis-noot. Senimaani teame, et torupillil on D ja C. Cis-võte on, kui me avame pool sõrmeavast kõige ülemisel sõrmilise sõrmeaval. Ehk siis esimese näpuga, kui mängid pool sõrmeava sulged, siis tekibki cis-noot. Nüüd, et näpp harjuks seda liigutust tegema, mitte terve ilusasti padjaga katma tervet ava, vaid ainult pool seekord, siis tuleb mõned harjutused teha, et harjutada näpu automaatselt liikuma. Esmalt mängi ülevalt kõige kõrgem D, cis, C, cis ja D. Nüüd D-tuuri mängides on madalamast kõrgemale jõudes on vaja mängida B, cis ja D. Siinkohal tuleb nüüd meelde jätta, et kui sa B-noodi järgi cis-nooti mängid, siis on vaja avada terve sõrmeava pluss pool. B, cis ja D. B, cis, D. Ka seda võiks eraldi harjutada, et sõrmed harjuksid koos liikuma. Samamoodi nüüd mängides jälle allapoole D, cis ja B on vaja sulgeda esmalt pool ja siis 1,5 sõrmeava. Ehk siis esimese näpuga katad pool sõrmeava ja B-noodi mängimisel tuleb juurde ka järgmine näpp ning libistad ülemist sõrme. Kui oled ühtepidi ja teistpidi juba cis-võtet harjutanud, siis muidugi mängi mõlemat pidi. Nüüd, kui cis-võte on juba üsna selge, siis D-tuur helirida mängida on juba väga lihtne. Harjuta D-tuuri üles
ja alla mängides mõnda aega, et saaksid selle cis-noodi oma loomulikuks. Pane tähele, kui sa D-nooti mängid kõige esimeseks noodiks sõrmilisel, siis võib sõrmiline hakata kriiskama. Miks see niimoodi võib juhtuda? Esmalt, kui on mängijas probleem, siis võib-olla ei ole sõrmahaavad korralikult kaetud. Teine variant on, et kui ma ei anna piisavalt survet tuulekotile, ehk surve on natukene madal. Pigem mängi ilusti G ja mine järjest sõrmedega D-noodi peale.